Tänaseks teemaks on elektromagnetilise induktsiooni nähtus ehk siis teiste sõnadega, kuidas magnetvälja abil tekitada elektrivoolu või siis üldisemalt öeldes, kuidas magnetvälja abil tekitada elektrivälja. Kujutame ette, et meil on üks elektrijuht, traad, ja selles traadis on siis terve hulk negatiivselt laetud osakesi, mis saavad siin vabalt liikuda. Kui me nüüd asetame sellise traadi magnetvälja ja paneme selle traadi siis magnetväljas liikuma, siis koos selle traadiga hakkavad liikuma kõik siin traadis olevad negatiivselt laetud elektronid. Ja kuna elektronid on, eks ole, negatiivse laenguga, siis vasaku käe reegli rakendamiseks peame me siis muutma ära liikumissuuna. Ja kui nüüd rakendada selliselt liikuvale elektrijuhtmele vasaku käe reeglit, siis me näeme, et kõikidele nendele osakestele hakkab mõjuma siis magnetjõud, täpsemalt siis Lorentzi jõud, ja need osakesed, kuna nad ei ole ühegi aatomiga seotud, hakkavad selle Lorentzi jõu mõjul liikuma. Ja nii tekib siis olukord, et selle juhtme liigutamisel tekib juhis laetud osakeste suunatud liikumine, ehk siis juhis tekib elektrivool, kui see juht magnetväljas liigub. Aga veelgi enam, tänu sellele, et osakesed selle Lorentzi jõu tõttu koonduvad siis selle juhi ühte otsa, tekib juhi otste vahel pinge ja selle pinge suurus sõltub siis kolmest tegurist, sellest kui pikk on juht, kui tugev on siis magnetväli või kui intensiivne on magnetväli ja kui kiiresti see juht liigub. Ja tegelikult sõltub ka siis nurgast, mis jääb magnetvälja ja liikumissuuna vahele, ehk siis täpsemalt see B korda siinus alfa kirjeldab meile magnetväljaga ristuvat kiiruse osa või kiiruse komponenti. Nii et mida rohkem on liikumine väljaga risti, seda ägedamalt see nähtus ilmneb ja taolist pinge ehk siis elektrivoolu tekkimist magnetvälja mõjul nimetataksegi elektromagnetilise induktsiooni nähtuseks
ja seda pinget siin nimetatakse elektromagnetilise induktsiooni pingeks. Analoogilist nähtust on võimalik kirjeldada ka mitte ühes sirges juhis, vaid näiteks ühes juhtme kontuuris, ehk siis teiste sõnadega traatrõngas. Nii et kui meil on selline traadist rõngas, siis saame me magnetvälja siin rõngas kirjeldada ühe uue füüsikalise suuruse abil ja selleks suuruseks on magnetvoog. Nii et kui magnetinduktsioon kirjeldab magnetvälja mingis kindlas punktis, siis magnetvoog kirjeldab magnetvälja hoopiski mingisuguse pinna sees. Nii et on väga oluline, milline on siis selle pinna pindala. Ja oluline on ka see, millise nurga all magnetvälja suhtes see pind on, aga siin tuleb siis tähele panna, et me saame selle pinna ja välja vahelist nurka kirjeldada läbi pinna normaali ehk ristsirge. Nii et see N siin kirjeldab meile ristsirget ja nurk, mis siis jääb pinna normaali ja ristsirge vahele, tähistame siis siin alfaga. Ja magnetvooks nimetataksegi siis sellist suurust, mis kirjeldab magnetvälja mingisuguse pinna sees. Võiks öelda, et see on siis magnetvälja jõujoonte tihedus läbi selle pinna ja sõltub ta siis kolmest asjaolust, sõltub loomulikult sellest, milline on magnetvälja intensiivsus ehk magnetinduktsioon B, milline on selle juhtme kontuuri ehk juhtmerõnga pindala ja milline nurk jääb juhi ja selle kontuuri ja magnetvälja vahele. Aga nii nagu meil sageli ikka on, ei mängi meil olulist rolli mitte mingisugune füüsikaline suurus ise, vaid hoopis selle muutumine. Ja nii ka siin magnetvoog võib olla küll üsna tähtis füüsikaline suurus, aga meie jaoks on siis palju olulisem teada, kuidas magnetvoog muutub. Ja kuna magnetvoog sõltub siis kolmest füüsikalisest suurusest, siis ka magnetvoo muutus võib olla põhjustatud kolmest asjaolust. Kõigepealt sellest, kui muutub magnetväli ise, ehk siis muutub magnetinduktsioon. Ja sellisel juhul on siis magnetvälja muutus, nii nagu igasugust muutust tähistatakse ka siis seda tähega delta, võrdeline selle magnetinduktsiooni muutusega. Kui delta phi on siis phi 2 miinus phi 1, siis delta B on B2 miinus B1. Muutuda võib ka ju selle juhtme kontuuri pindala.
sellisel juhul on magnetvoo muutus võrdeline pindala muutusega. Ja kolmas variant on see, et muutub nurk selle juhtme kontuuri ja välja vahel. Ja sellisel juhul, eks ole, peame me siis kaks erinevat koosinust siia siis kirja panema. No ilmselt see viimane näide või viimane variant vajab natukene selgitamist. Ehk siis kujutame ette, et meil on homogeenne magnetväli, ehk siis magnetvälja need jõujooned on meil paralleelsed sirged ja et meil see juhtme kontuur on risti magnetvälja jõujoontega, nii et kontuur on risti jõujoontega. Aga siin tuleb tähele panna, et me ei mõõda mitte nurka ju mitte kontuuri ja jõujoonte vahel, vaid ristsirge ja jõujoonte vahel. Ja see tähendab seda, et see nurk valemis alfa on 0. Ja kui, eks ole, see phi oli b korda s korda koosinus alfa, siis koosinus 0 kraadist on 1 ja antud juhul on siis magnetvoog läbi selle meie pinna võrdne b korda s-iga. Ja selle kontuuri asend võib meil välja suhtes muutuda ja oletamegi siis nüüd, et see kontuur on välja suhtes pööranud enda 90 kraadi. Noh, eks ole, ta on siis sellisest asendist pööranud selliseks. Nüüd on nurk välja ja ristsirge vahel 90 kraadi ja koosinus 90 kraadist on teatavasti 0 ja järelikult on 0 ka siis see phi 2. Ja kui ma nüüd küsin, et milline on siis selle magnetvoo muutus, siis nii nagu igasugust muutust arvutatakse siis hilisem väärtus miinus varajasem väärtus, ehk siis 0-st pean lahutama b korda s-i ja nii ma saan, et selles konkreetses näites on magnetvoo muutus võrdne b ja s-i korrutise vastandväärtusega. Enne kui sõnastada veel kõige olulisem füüsikaseadus, mis siis puudutab magnetvälja, peaksime rääkima ühest mõistest, mille nimi on elektromotoorjõud. Sellest mõistest tuleb meil pikemalt juttu järgmises kursuses, aga päris ilma selle mõisteta me siin ka hakkama ei saa. Me püüame küll seda vältida, aga päris ilma jah ei saa. Kujutame siis ette kõige lihtsamat vooluringi,
mis siis koosneb vooluallikast ja tarbijast, antud juhul on tarbijaks siis meil lambikene ja juhtmetest. Ja juhtmetes on meil siis teatavasti, eks ole, laetud osakesed, mis siis hakkavad selle vooluallika poolt tekitatud elektrivälja mõjul liikuma. Voolusuund langeb siis kokku, eks ole, positiivsete osakeste liikumise suunaga ja elektriväli liigutabki siis neid elektrivoolu tekitajaid piltlikult öeldes positiivselt vooluallika pooluselt negatiivsele. Nii et elektrijõud liigutavad laetud osakesi plussilt miinusele. Aga selleks, et elektrivool saaks kulgeda, peavad vooluallika sees need osakesed liikuma negatiivselt pooluselt positiivsele tagasi. Ja seda liikumist ei saa põhjustada elektrivälja jõududega, vaid siin peavad appi tulema siis mingisugused muud mitte-elektrilised jõud, patareides keemilised jõud, generaatorites mehaanilised jõud ja neid mitte-elektrilisi jõudusid, mis siis liigutavad elektrilaenguid vooluallika sees elektriväljale vastupidises suunas, neid nimetatakse kõrvaljõududeks. Ja kõrvaljõud liigutavad siis elektrilaenguid elektriväljale vastupidises suunas. Elektrivälja jõud teevad laengute liigutamisel tööd. Seda tööd kirjeldasime me siis paar teemat tagasi ja see töö on siis võrdeline elektrivälja pingega ja liigutatava laengu suurusega. Nii et see on elektrivälja töö. Aga samamoodi teevad ju tööd need kõrvaljõud, mis toimetavad siis elektrilaengud negatiivselt pooluselt positiivsele poolusele tagasi. Ja ka nende kõrvaljõudude töö on võrdeline laenguga ja ühe füüsikalise suurusega, mis on siis analoog elektrivälja jõudude tööd kirjeldavale pingele ja seda analoogi nimetataksegi siis elektromotoorjõuks. Nii et elektromotoorjõud on füüsikaline suurus, mis siis kirjeldab vooluallika sees kõrvaljõudude poolt tehtavat tööd ja kui me võrdleme nüüd kahte valemit, siis me näeme, et elektromotoorjõudu ja pinget tuleks siis mõõta samades ühikutes ja tuletan siis meelde, et pinge ühikuks oli volt ja volt oli siis võrdne Jouli ja Coulombi jagatisega. Ja
üks asi veel, kui vooluallikas on koormamata, mis tähendab seda, et vooluallikast ei läbi elektrivool, siis on elektromotoorjõud ja pinge omavahel võrdsed suurused, ehk siis me ei pea eristama mõisteid pinge ja voolu tugevust ja hüpates nüüd siis tagasi natukene ettepoole, kus me rääkisime juhtmest, mis liigub magnetväljas, siis tegelikult korrektne oleks siin rääkida ka mitte juhtme otste vahel tekkivast pingest, vaid hoopis siis elektromotoorjõust, mis neid laenguid liigutab, sest tegelikult, eks ole, mitte elektriväli ei pane neid laenguid liikuma siin juhtmes, vaid hoopis magnetväli, nii et antud juhul on siis nendeks kõrvaljõududeks, mis laenguid liigutavad, need juhtme liikumisel tekkivad Lorentzi jõud. Aga nüüd siis tuleme tagasi meie selle põhiteema juurde, milleks oli siis elektromagnetilise induktsiooni nähtus ja sõnastame elektromagnetilise induktsiooni seaduse, mida siis tema esmakirjeldaja auks nimetatakse Faradi elektromagnetilise induktsiooni seaduseks. Ja see elektromagnetilise induktsiooni seadus kirjeldab siis elektromotoorjõu tekkimist selles juhtme kontuuris. Nii et kui meil on see juhtme kontuur ja me tahame, et selles juhtme kontuuris tekiks elektromotoorjõud ja elektromotoorjõu tagajärjel tekiks selles juhtme kontuuris elektrivool, siis me peame tekitama olukorra, kus selles juhtme kontuuris või täpsemalt seda kontuuri läbiv magnetvoog muutub. Ja Faradi elektromagnetilise induktsiooni seadus ütlebki, et juhtme kontuuris tekkiva elektromotoorjõu suurus on võrdeline magnetvoo muutumise kiirusega. Selles kontuuris. Ja tavaliselt antakse see seadus siis ühe juhtme kontuuri jaoks, aga kui meil on neid kontuure rohkem, näiteks on tegemist mingisuguse mähisega, kus meil on siis n kontuuri, siis igas kontuuris tekib selline elektromotoorjõud ja kuna mähises on need kontuurid siis omavahel ühendatud jagamisi, siis mäletatavasti jada patareide ühendamisel pinged liideti ja kuna elektromotoorjõud on pinge analoog, siis liituvad ka need elektromotoorjõud ja seetõttu siis, kui meil on rohkem kui üks juhtmekeer, siis tuleb seda Faradi elektromagnetilise induktsiooni seadust korrutada veel juhtmekeerdude arvuga.